Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikud, head kuulajad, käes on 16. märts aastal 2020 ja digitund on eetris ikkagi tehnoloogia uudistega, sõltumata sellest, mis maailmas toimub. Mina olen saatejuht Hans Lugas ja Henrik Roonemaa teine saatejuht ja meil on saates veel kaks külalist, kelleks on Meelis Väljamäe Euronixist ja Mailis Plooman Elisast. No tere, kallid kolleegid, me ei ole üldsegi ühes stuudios koos, me oleme kõik, teeme kaugtööd. Ja mulle tundub, et meie tänase saate üks läbiv teema saab olema kaugtöö maailmas, mis võitleb viiruse kriisiga. Jah, me oleme kõik, igaüks on oma stuudios. Valdavalt mulle tundub, et see stuudio on väga kodune ja põhjus on see, et oleme ise kehtestanud endale sellise karantiini. Ma ei tea, kas keegi haige on või on kõik terved siiamaani? Õnneks vist mitte veel haige. Jah, haigeid ei ole. Õnneks siiamaani terveks suutnud jääda. Okei, aga tänase saate teemad on siis sellised. Me valdava osa tänasest saatest räägime sellest, kuidas teha kaugtööd, kuidas teha kodus tööd, kuidas seda korraldada, kuidas seda teha puhttehniliselt, millised nipid, nõuanded, tarkvarad, mis on tasuline ja mis on tasuta. Aga Hans, üht-teist mahub saatesse veel. Ja katsume võib-olla leida ka midagi maailmas, mis on väljaspool seda erakorralist olukorda tehnoloogia maailmast, mis on oluline, mis on muutunud ja võib-olla me lõpuks ka vaatame tulevikku positiivses mõttes, mida uut ja huvitavat, uusi teenuseid või lahendusi võiks tulla sellises maailmas, kus me võib-olla füüsiliselt üksteisega väga palju kokku ei saa. Aga selline peaks olema tänane digitund. No nii, digitund on siis käima lükatud ja nagu me juba tutvustuses ütlesime, meie teeme kaugtööd ja ma eeldan ja loodan, kõik meie kuulajad teevad samuti, kes vähegi saavad kaugtööd, kes ei ole otse selle eesliini inimesi aitamas, sest kaugtöö on praeguses maailmas vajalik, me hoiame distantsi teistega, mitte kontakti. Ja kontakti hoiame ka. Ja kontakti hoiame siis virtuaalselt. No, kas Henrik äkki heidame ühe kiire pilgu digitunni tegitagustesse, sa leidsid põhimõtteliselt tänaseks saateks kohe spetsiaalse tarkvara, kuidas on võimalik inimestel teha raadiosaadet üle siis distantsi? Tead, mulle tundub jah, et mitmed asjad, mis sellises poolkarantiini olukorras inimeste ellu tekivad, et need on mingid asjad, mis oleks võinud võib-olla juba ammu tekkida, aga ei olnud viitsimist ja ei olnud nagu seda otsest põhjust. Ja tuleb välja, et esiteks me kõik oleme leidnud nendele mikrofonid, ühest või teisest või kolmandast kohast saade saab tehtud ja maailmas on ka päris mitmeid selliseid tarkvarasid, mis võimaldavad meie sugust raadiosaadet teha niimoodi, et me vaatame praegu üksteisele läbi veebikaamerate otsa, salvestame seda saadet, kuuleme üht-teist ja kui ma vajutan siin lõpuks selles veebiteenuses stop-nuppu, siis mulle genereeritakse 4 korralikku helifaili, mis ei ole sellise kõne kvaliteediga, vaid iga ühe teie sellise kohaliku mikrofoni kvaliteediga. Et saab tõsta kokku üheks. Isegi see teenus tegelikult on nõus tõstma need kokku üheks failiks ja raadiosaade võib valmida tegelikult täpselt sama hästi. Täpselt sama hästi võib-olla ei või, sellepärast, et eks meie tubades meie mikrofonid ei ole nii head kui professionaalses stuudios ja meie tubades on natuke rohkem kaja tõenäoliselt kui päris stuudios, aga üldiselt saab tehtud ja ma arvan, et järgmine kord, kui tekib arutluse all, et ma ei tea, et Hans on reisil või mõni meie külalistest on reisil ja ei saa teha, siis tegelikult tuleb välja, et saab teha küll. Me oleks nüüd ammu juba seda teha, lihtsalt ei olnud põhjust. Ja ma arvan, et me hakkamegi vaikselt avastama kõiki neid teenuseid, et koosolekuid saab nagu päriselt ju kaugelt pidada. Aga ma arvan, et sa, Hendrik, täpselt nagu väga õigesti kirjeldasidki seda sama olukorda, mis on väga paljudes ettevõtetes täna. Et isegi väga tihti on ju ettevõtetes nii, et näiteks Microsoft Teams on kasutusel või mõni muu tarkvara on kasutusel, milles on kõik võimalused on olemas. Aga kuna ei ole praktiliselt vaja olnud üle
üle interneti või siis virtuaalselt neid koosolekuid pidada, siis tegelikult ei teata, kus see nupp täpselt on, kuidas ekraani jagada või mismoodi siis ikka neid inimesi kokku kutsuda ja kas keegi, kes mu ettevõttes ei ole, saab ka osaleda selles või liituda selle sama koosolekuga, et nüüd ongi see aeg, kus kõik nupud üles otsitakse ja kõik asjad tööle pannakse. See on täpselt see olukord, kus meie praegu oleme, ehk siis meil on samamoodi kõik vahendid on aastate kaupa olemas olnud, järjest paremaks läinud kontoris, aga kuna meil ei ole sellist aktiivset kaugtöö vajadust olnud, kus me peame tiimiga kaugtööd tegema, vaid nagu reeglina ühe kaupa ja reeglina siis meili ja sõnumite vahendusel, siis nüüd on nagu esimene kord, kus me saame ka selliseid ägedamaid interaktiivseid lahendusi ära testida vastavalt vajadusele, et põnev aeg mõnes mõttes. Meelis, mis on ägedam? Ma ütlen sellele, ma usun, et nädalavahetuse ja eelmise nädala jooksul oleme kõik juba avastanud seda, et FaceTime, Facebooki videokõne, WhatsAppi videokõne on see, kuidas Zoomist ma tahaks kohe rääkida, aga ma tahan öelda, et me privaatselt oleme avastanud juba seda, et me saame üksteisega kokku lähedastega üle videokanali. Kas teil on nüüd omal selliseid mõtteid, mingisuguseid asju, mida hea soovitada teistele, mis võib-olla selleks, et saada töö tehtud kodukontorist, oleks kasulik? See mõtled nüüd siis puht töökorralduslikult või me läheme juba tehniliste üksikasjade juurde? Mõlemad. Võib ka rääkida tehniliselt, kui sul on mõte. Sa mainisid tegelikult Zoomi, mida mina olen nagu kasutanud viimase mingi poole aasta jooksul päris palju ja ma tahan Zoomi kohta sissejuhatuseks öelda seda, et on videokonverentsi tarkvara, mis mõnes mõttes ei ole midagi uut, Skype'is saab ka pidada videokõnesid, aga ta on kuidagi täiesti subjektiivne hinnang, parema kvaliteediga on heli. Ma ei tea, mis Skype'iga on. See ei ole subjektiivne, ta reaalselt ongi. Aitäh, ma sain praegu objektiivse kinnituse. Ja, et mina olen kasutanud Zoomi, aga mina olen kasutanud Zoomi ainult nagu külalisena, kui keegi mul lingi saadab, et mitte nagu oma arvutis ja ka ma ei ole nagu aru saanud sellest, kas Zoom ei ole mitte tasuline tarkvara või on tasuta? Tasuline, tähendab oli mingi tasuta. On tasuta. Aga nad panid selle kinni? Ei vastupidi. Praegu on just avatud, aga piirang on see, et üks kõne saab kesta 40 minutit. Aga võib-olla 100 osalejat ehk mõnes mõttes nagu väiksemale ka kooliklassile sobiks see, kui sa piirdud 40 minutise tunniga. Ja just sellepärast, et seal on ka päris head sellised tahvli võimalused, õpetaja saab avada oma ekraani, näidata mingisugused visuaali või kirjutada oma tahvlile, mida siis kõik teised näevad ja mitte keegi ei saa vahele segada õpetajale või kõnepidajale, vaid tõsta käsi ja siis paluda luba. No ma arvan, et see suures piires saabki sellest alguse, et kas sul on juba mingisugune tasuline versioon kontori tarkvarast olemas või mitte, no näiteks Microsoft Teams, eks, või vana Skype for Business näiteks, mis vahepeal oli lünk ja siis ta muutus uuesti nüüd kolis Teamsiks, eks. Aga ma arvan, keerulisemas olukorras on need ettevõtted, kellel sellist lahendust olemas ei ole, ja kes peavad homsest üle öö sisuliselt mingisuguse lahenduse leidma, siis minu esimene soovitus neile on alati olnud, et vaata ringi ja mõtle, mis kontod sul inimestel olemas on. Ja Google'i konto on enamikel inimestel olemas, ehk siis sealt nagu väga loogiline järeldus on see, et Google Hangouts või siis Google Meet, mis ta siis nagu telefoni rakendusena on, kuhu siis saab sõltumata sellest, kas sa kasutad Apple'i telefoni või arvutit või Windowsi telefoni või arvutit, kõikide platvormidega pääseb ilusti ligi. Zoomist oli juttu juba, Join Me, väga sarnane Zoomile, kuigi Zoom on oma kõne kvaliteedilt väga-väga hea. Google on ka vaeva näinud viimasel ajal. Eks need on sellised tarkvarad, mida on võimalik sõna otseses mõttes homsest kasutusele võtta ja ei vaja mingisuguseid eriteadmisi ega eraldi installimist. Meie just nagu selle kooli ja kaugõppe mõttes vaatasime siin reedel Discordi, kuna Discord live on ka nüüd kuni 50 inimest, enne oli see kuni 10, eks ole. Põhimõtteliselt terve klassi sinna ära ühendada, samamoodi on ekraani jagamine ja muud sellised asjad. Ma küll ei tea, kas seal saab vahele harjuda või mitte, et nii tihti põhiliselt pole proovinud, aga iseenesest nagu tasuta variant, mis tegelikult töötab ja laste hulgas popp on. Väga hea tähelepanek muidu. Jaa, sest see Discordi konto, et minuni ei ole veel see jõudnud. Ma ühel hetkel võib-olla viimane eestlane, kellel ei ole Discordi konto. Mul ka ei ole, aga kooliõpilastel on kõigil. Minu nooremad ja popimad tuttavad, kui ma mõnikord ütlen, et me võiks teha nüüd midagi üle interneti, et siis kõik küsivad, et kas sul Discordi konto on. Ei ole. Kas keegi seletaks ära lühidalt, mis asi see Discord on? Meelis, sa oled on tegelikult kursis chati teenus ja ta on põhiliselt mõeldud selleks, et kui sa mängid kellegiga midagi, saad nagu kõrvalkanalis nendega chatid, eks ole. Ja siis sinna juurde on arendatud muud sellised mängu temaatilised teenused, nii siis
tekstiga chat kui video või audio chat, aga põhimõtteliselt on tegemist nagu mänguritele suunatud teenusega ja kogu nende selline turundus on väga selgelt suunatud noortele ja mänguritele ja on selline kohati väga Minecraftilik, ma ütleksin, 8-bit ja väga agressiivselt nooruslik, aga kohati liiga nooruslik, aga samas nagu aga teenus seal all on see tavaline lihtsalt chati ja vestlusteenus. Okei, kuulge, me vaatame kella, me oleme sunnitud tegema pausi, aga me oleme varsti tagasi ja siis jätkame juttu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me räägime täna, kuna tehnoloogia uudiseid ei ole, sellepärast et tehnoloogiafirmad on kas kinni või kodus ja tegelikult kõik üritused on ära jäetud, sinna me jõuame. Et kuna uudiseid ei ole, siis me räägime sellest, katsume võimalikult praktilist ja head nõu anda, kuidas siis sellises poolkoduses olukorras hakkama saada. Ja Mailis, teile Elisas, ma saan aru neid küsimusi ühel hetkel, et kuidas me nüüd siis ikkagi homsest kaugtöö käima paneme. Neid küsimusi hakkas tulema ühel hetkel nii palju, et tegelikult tegite sellise kaugtöö kiirabi teenused. Räägi sellest natuke lähemalt, mis asi see on? Jaa, no ma arvan, et me oleme selle kaugtöö teemade eestvedaja olnud siin juba pikki aastaid, ehk siis meil on tõesti ääretult erineva profiiliga inimesi, kes kodudes või kaugemalt on nagu tööd teinud varem ka, ju sellepärast hakati meie poole pöörduma. Ja nii nagu ma enne juba ütlesin, siis kõige enam tunduvad hädas olevat just sellised ettevõtted, kellel sellist harjumust varem ei ole olnud ja kellel väga ootamatult tuleb see vajadus, et kas üks tiimiliige või siis terve tiim näiteks, terve kontor läheb karantiini, sellepärast et nagu kõik inimesed on omavahel kokku puutunud. Ja need küsimused on lihtsad, et me rääkisime enne siin ekraani jagamisest ja üksteisega siis nagu visuaalse kontakti saamisest, aga küsimused on ka näiteks selles, et aga mis me failidega teeme, mis on need platvormid, mida me faili jagamiseks kasutame. On see Google Docs lihtsalt või on see Dropbox näiteks või mis võimalused Drive'is näiteks üldisemalt on, et see faili jagamine minu arvates on kohe teine pärast selle koosolekute korraldamist. Kas see koosolekud me lahendasime ära või? Et kui on raha alla panna, siis Zoom on kõige parem, kui ei ole, siis Google Hangouts ja mis on Hangouts ja Meeti vahe? Üks on arvutist lähenedes ja teine on see, mis ta äpi ja rakenduse nimi on. Minu arvates on see lihtsalt nagu poolenisti rebrandingu teema hetkel. Ja see on ikka nii, et Google'il on miljon sõnumiteenust, ükskõnest nad ise ka sõnumid nad teevad. Eks? Kui kõigil on Apple'i seadmed teie kontoris, et siis saab ka FaceTime'i kasutada, mis võimaldab ka tervel portsul inimestel korraga videokõnes olla. Ja Facebook samamoodi, eks ju. Facebook samamoodi, Facebooki grupi chat ja sealt väga kiiresti videochat, et kui see on ainus konto, mis kasutusel on. Ja see on enamasti inimestel olemas. Mis puudutab aga faili jagamist, siis minu arust see on nagu võib-olla sellise kodutööl olulisem asi kui see meetingist, et aeg-ajalt seda asju ikkagi mingi sõnumi või meili teel kajada, aga kui sul on vaja ikka mingeid faile nagu kodust toimetada ja neid teistele edastada või koos midagi teha, siis see on nagu võib-olla kriitilisem ja see on nagu võib-olla koht, kus just Microsofti Teams on nagu väga hea, sest et seda on nii voice chat kui video chat kui kirjutamine kui ka siis igasuguste failidega manipuleerimine väga hästi integreeritud. Parandage nüüd, kui ma eksin, aga Slackis on need asjad kuidagi üsna poolikud, eks ole? Ma kasutasin Slacki täpselt nii kaua, kuni Teams tuli, siis meid nagu viidi kogu firma Teamsi peale üle ja siis mul Slacki vajadus nagu kadus. Olles Slacki kasutaja, siis mul tunne, et Slack integreerub kõigega. Aga ise ta on selline, et ta ongi siuke integratsiooni kiht nende vahel. Et mina tahan öelda selle faili jagamise kohta tõesti, et see on, baas teenused peavad olema hästi paigas ja on väga lihtne nendega puusse panna ja tekitada väga palju nende jama juurde. Et ma täiesti usun, et asi, mis võib-olla meie jaoks võib tunduda ennast mõistetav, et ärme saada üksteisele e-mailiga attachment'e. Ehk siis manusega faile. See võib paljudele ettevõtetele olla nagu suur hüppe edasi, et me mitte ühte, mis me kallal koos töötame mingi dokumenti, et me ei saada seda manusena, vaid kui ettevõte on Google'is, siis on Google'is see fail, mille koos jagad pilves on kõigil see ühiselt lahti või Microsofti puhul siis on sul siis pilveketas SharePointi näol. Sul on üks versioon sellest, kõigil on ligipääs, kõik vaatavad, panevad kinni või siis, kui veel edasi minna, on ka siis Confluence'id ja muud koostööteemad. Jah, siin kogemuse põhjal võin öelda seda, et
et see on hästi keeruline implementeerida inimestele, eriti kui on väga palju erineva kogemus, erineva vanuseklassi inimesi ühes kontoris koos, et tegelikult need muudatused enamasti peavad tulema ülalt alla ja koos päris korraliku koolitusega, muidu lihtsalt kui sa ei saada attachment'i failina, siis ei saada aru, mida sa tegema pead. Selleks koolituseks muidugi on hetkel nagu hilja, eks ole. Ma olen nõus, selleks koolituseks on hilja ja sellepärast ma ütlengi, et kui ei ole aega süveneda ja mingisugust tõsisemat eeltööd teha, siis kas Google Drive või Dropbox ja Dropboxile teha eelistatult siis ettevõtte konto lisaks lihtsalt sellepärast, et see oleks inimeste erafailidest natukene eraldatud. Ja teine asi, et seal on failide versiooni haldus, mida vanasti vähemasti erakontol ei olnud, ehk et kui on krüptolunavara või ma ei tea, lihtsalt midagi sassi läheb, et siis Dropboxist tasulisest sellest ettevõtte omast saad tagasi faile. Just. Aga kaugtöö kiirabi kohta sa küsisid, siis inimestel enamasti ongi sellised väga lihtsad tehnilised seadistamise küsimused ja ma arvan, see on täiesti okei. Ehk siis on nagu täiesti okei nõu küsida ja proovida ja katsetada ise ja nuputada natukene ja siis mõne spetsialistiga arutada vahepeal. Sellepärast, et neid tarkvarasid on palju ja erinevaid ja vahel tulebki mitut proovida lihtsalt selleks, et aru saada, et mis siis minu töötajatele kõige paremini sobib. Ja mõnikord see pigem on nagu reegel, et iga video selle kohtumise puhul esimesed vähemalt 2, halvemal juhul 5 või 7 minutit läheb selle, kas sa kuuled mind, aga kas sina mind kuuled, kas sa näed mind. Et ma arvan, see käib selle asja. No just, et see käib selle asja juurde, ma arvan. Me korraks ei kuulnud sind, Mailis, aga väga hea demo. Ühesõnaga, me oleme saanud aru, et saab koosolekuid pidada tegelikult ju väga hästi ja ma ei tea, seda sama faili asja, mina olen isiklikult oma tööasjades küll juba, ma arvan, ligi 15 aastat teinud niimoodi, et mingeid attach'e kuhugi ei saadeta. Sest meil hakkas üsna kiiresti ajudele käima see, et sul on üks Wordi fail ja siis see on lõpuks 10 inimesel, eks ole, ja nad ristvahetavad seda omavahel ja pärast keegi ei tea, et kes tegi muudatuse, mis versiooni ja kus see õige versioon praegu on. Et mina olen olnud 15 aastat Google Docsi peal ja ausalt öeldes siiamaani vist tõesti ikka 0 probleemi, ma võiks öelda. Ma mäletan 1-2 korda, kus ta on maas. Meil ikka esineb kohati esiteks seda, et kui sul attachment'i pole ja on link, siis nad ei saa aru, mida nad sellega peale hakkama peavad ja teiseks on see, et päris juhtub aeg-ajalt seda, et ma tooks lisaks dokumendihaldusele ühe komplekti tarkvara lahendusi siia juurde. Need on need erinevad tarkvarad, mida saab siis ülesannete planeerimiseks või omavahel ärajagamiseks kasutada. Et ma arvan, see on ka asi, mida sellisel mastaapsel kaugtööl kindlasti vaja läheb. Näiteks Jira või näiteks Trello. Trello isegi vist on selline, mis on nagu kõige kergemini kasutusele võetavam. Trello on hea lihtne, jah. Asana ja Microsofti Planner, mis on tegelikult ühtepidi väga hästi integreeritud Microsofti teiste asjade külge, teistpidi on ta natukene veel lapsekingades. Mul on tunne, et me räägime palju Microsoftist, sest nad on tõesti teinud nii laiahaardelise hea komplekti tööriistu ühistööks, et see on super. Ma kasutasin kunagi sellist äppi nagu Wunderlist, väga tore väike äpp, mille ostis Microsoft ära ja nüüd on see kõigil Office'i kasutajatel on tegelikult olemas sellise lihtsa äpina nagu To Do, mida teha või siis ülesannete nimekiri on endal väga mugavalt lihtsalt ja kasutatav äpp, jagatav teistega, et kui on praegu 0 sellist jagatud tööde nimekirja, siis väga lihtne esimene samm jällegi see to do, enne kui minna aga Trello ei ole keeruline ja võimsamate nagu Jira. No ja ühtlasi ja nõus. Trello on väga hea soovitus. Tegelikult on kõigi nende selliste rakendustega see, et nad võivad olla väga lihtsad, võivad olla väga keerulised, sõltub sellest, kuna neid saab väga erinevat moodi kasutada. Eks kuidas see kasutus või see flow nii-öelda on paika pandud, eks ole, ja selleks võib-olla oleks hea, jällegi meil ei ole aega, eks ole, aga tegelikult oleks hea, kus keegi inimene, kes selle optimaalse asja nagu kuskilt ülevalt alla nagu paika paneb. Eks ta mingil hetkel läheb ka loomulikult orgaaniliselt nagu kuidagi loksub paika, aga see võtab jälle ka aega, eks. Ja praegu me oleme välis- ja faktori sunnil, me kõik peame tegema selle läbi ja selle ära õppima. Just. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi, Ants Lugas, Henrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe ja Mailis Plooman lennakesi igaüks oma karantiini viirusevabas nurgakeses täna saatega liitumas virtuaalselt. Aga tundub, et saade sellest hoolimata ikkagi saab tehtud ja me räägimegi sellest, kuidas kaugtöö korras asju teha. No, me oleme sellest tehnilisest poolest nüüd siin rääkinud, eks ole. Mul jäi veel Mailis eelmises lõigus küsimata, et see kaugtöö kiirabi, et jube kihvt nimi on sellel, aga
mida see, mis teenus see nüüd selline on, et kas ma võin kuhugi helistada, kirjutada 113 ja tulevad mingid inimesed kohale ja panevad need asjad tööle või mis see on? Alustada chatiga ja ilmselt ka telefoni teel on väga-väga kiiresti see nõu sinna juurde tulemas. See idee on, mis ta siis on, neljapäeva õhtust või reedesest kuskilt poolest päevast ja siis sai ta väga kiiresti laivi lükatud. Selle taga on puht Elise poolt, tehnilise poole pealt on meie tehniline tugi. Ehk siis inimesed, kes igapäevaselt nende teemadega nii ehk kokku puutuvad, nüüd me lihtsalt paneme nendele samadele inimestele natukene rohkem, nagu ma ütlen, siis südamele või anname neid use case ette, et millega siis meie poole pöördutakse. Nii minu poole pöördutakse, minu kolleegide poole pöördutakse, et mis need küsimused siis on, millega inimesed hätta jäävad ja kogu aeg nagu tegeleme taustal nendega, et need poisid ja tüdrukud oskaks vastata. Tõenäoliselt tuleb telefon ja chat, kaks kanalit, kust kaudu kõige kiiremini abi saab. Aga saab mitte ainult selle tehnilise poolega, et tegelikult on Targatöö-ühingul seal taga ka üsna palju spetsialiste, kes oskavad nõu anda just selle, kuidas ma ütlen, inimliku poolega. Ja ma tegelikult tahtsingi selles käesolevas lõigus sinna nagu jõuda, eks ole, et kui külmkapis on võileivad ja lihapallid ja tegelikult tööarvutis on no nii ja naa, ma arvan, see sõltub päris palju sellest tiimijuhist, et ka seal kaugtöö kiirabis tegelikult oleme andnud nõusoleku ka Elise poolt, päris paljude juhtide poolt, et vajadusel ka seal võib küsida nõu, aga on sellised lihtsad asjad, mida ma enda kogemusest võin öelda, olles seda elu pidanud elama juba 5 aastat vähemalt. Kui su tiim ikkagi kõik peab olema sellises virtuaalses olukorras ja tegelikult isegi mitte siis, kui kõik piisab sellest, kui sul esimene tiimiliige läheb virtuaalsele tööle, siis sellised hommikused check-inid näiteks on väga head. Ükskõik, kas me nimetame neid stand-upideks või me nimetame neid lihtsalt nagu ühiseks häälestumiseks, et hommikul tehakse selline ring ideaalis siis videopildiga, kui ühendus võimaldab, kui ühendus ei võimalda, siis piisab ka häälest, aga lihtsalt antakse märku, et täna me oleme kõik olemas, me teeme neid asju ja siis võib päeva jooksul kokku lippida selliseid check-in pointe nagu veel kindlasti. Ja teine asi, mis ma tahtsin selle sama chati juurde öelda, et ükskõik millist lahendust siis kasutatakse, on see Facebook Messenger või on see Teamsi chat või on see ma ei tea, Slack või Mattermost või mis iganes see tarkvara on, siis juht eelkõige peaks läbi mõtlema need kanalid. Kanal tähendab siis seda, et on teatud jutud, mida räägitakse teatud chatides ja kindlasti peab olema ka selline, mölakanal või need on kõik need jutud, mis jäävad nagu tavaliselt kusagile kontoris kohvimasina juurde või kusagile koridoridesse või suitsunurkadesse. Vot sellele on ka vaja oma kanalit ja inimesed peavad saama need asjad ka välja elada enda seest ja seesama inimlik ühendus peab alles jääma. Selle jaoks tasub teha täiesti eraldi chati ring, võib-olla üle ettevõtte näiteks, aga töökanalitest peaks siis selle möla peaks nagu väljas hoidma, et see teeb väga palju produktiivsemaks kogu selle loo. Ja sina oled, eks ole, manageerinud sellised kaugtöötajaid, nagu sa ise ütlesid, või kaugtöötavat tiimi. Kas sina juhina eeldad, et need inimesed on 9-5 või 9-6 olemas, et see on nagu täitsa tavaline tööpäev, mitte mingit vahet ei ole, et ma tean, et sul on lihapallid või soe ookean kuskil seal lähedal. Ma arvan, et see peaks olema jälle iga tiimijuhi enda otsustada. Minu puhul tavaliselt, kuna mina juhin juhte, siis mina töötan tavaliselt selliste checkpointide või stand-upidena, ehk siis meil on päeva jooksul mingisugused hetked, kus me saame nagu kokku ja kontrollime, kes mida teinud on. Tänases olukorras, kus kodudes on ka lapsed, siis ma arvan, et vastupidi, ääretult oluline on just lõunapaiku või sellisel ajal võtta nagu korraks aeg maha ja korraks nagu on lastel õigus karjuda ja ringi joosta ka, on ju. Et ma arvan, see on ääretult oluline ka näiteks koolide tunniplaanidega sünkida ennast. Aga need on kokkulepped, mida peaks tegema siis, täna hommikul on juba nagu siis võib-olla natukene liiga hilja, aga oma tiim kokku võtta ja leppida kokku, kuidas me tööd teeme. Et on täiesti okei seda kuidagi päeva peale ära hajutada, aga mingi rutiin peaks olema ja vähemalt need checkpointid kokku lepitud, et see oleks küll minu soovitus. Ja et siin tegelikult sõltub hästi palju juhist, nagu Mailis ütles, ja teine asi on see, et kindlasti peaks hea juht arvestama sellega, et inimesed teevad tööd erinevat moodi ja on individuaalid, eks ole, et kellel on perekond, lapsed vajavad, ma ei tea, kooli saatmise asemel hommikul süüa ja võib-olla silma peale hoidmist sellega, et kuidas ta seal kodukoolis nüüd hakkama saab, eks ole, ja et ta seal ei laiski oleks. Ja ma enda kogemusest omast käest tean seda, et mina näiteks töötan kõige paremini börstidena, nii et nagu ma ei tea, 2, 3, 4 tundi teen järjest nagu väga aktiivset tööd ja siis ma vahepeal tahaks nagu paar tundi nagu
ma ei tea, nii-öelda puhata või olla arvutist eemal ja pärast seda teen pikalt edasi ja vahest mul läheb see pikalt edasi tegemine poole ööni, eks ole, aga see on täiesti okei, aga sellised asjad tulebki kokku leppida ja kõik tiimiliikmed peavad teadma, mis on kokkulepped ülejäänutega, et kui ma saaksin midagi, kaks asja ma ütleks ära, et esiteks juht, kui sa kuulad seda, siis see on sinu asi teha need kanalid, sinu asi need kokkulepped algatada ja siis ka kommunikeerida kõikidele teistele tiimiliikmetele, see on esimene asi ja teine asi on seesama, mõlemat pidi siis enesedistsipliin, et distsipliin teha tööd ja lubadustest kinni pidada, aga teistpidi ka distsipliin päriselt puhata ja päriselt nagu vältida seda, et sa täiesti kusagile töö sisse ära upud. Just, sest tegelikult seal on kaks eesmärki. Esimene eesmärk on tegelikult ju see, et töö oleks tehtud, ehk siis asjad oleks valmis vastavateks tähtaegadeks, nii nagu nad on ka kontoriseks. Ja teine asi on see, et inimestel säiliks töötahe ja selline enesedistsipliin, et nad ei hakkaks nagu otsima vabandusi sellepärast, et nad on üle töötanud või kuidagi pinge all. Minu meelest, ma ei tea, kuidas te kaassaatekülalised ennast siin tunnete, aga minu meelest annab nagu selgelt tunda, et Mainis on aastaid pidanud sellise asjaga tegelema, mida ta praegu teeb. Ma just tahtsin istuma oma ette ja nagu füüsilises mõttes mitte kuhugi rääkima, eks ole. Mina näiteks tunnen ennast suhteliselt ebakindlalt, sellepärast, et mina olen harjunud 10 aastat või rohkem sellega, et mul on inimesed füüsiliselt minuga samas ruumis stuudios, kellega ma vestlen ja mul on see selline tunnetus ja selline flow ja kindlus tekib sellest. Ja ma saan väga selgelt aru, et mul läheb nüüd tegelikult praegu aega, kuni ma saan aru, kui ma nagu suudan selle füüsilise kesta enda ümbert maha raputada ja keskenduda nagu ainult vaimselt sellele, et te olete kõik küll minuga ja te olete olemas ja ma praegu isegi näen teid, aga mul on ikka selline kerge siuke ebakindlus on ikkagi sees. Tegelikult see päevarutiini mõistes on see tegelikult veel keerulisem ja ta alati ei lähe ka üle, et tegelikult on tehtud uuringuid ja üks mingi USAs läbiviidud uuring ütles, et kodus töötavad inimesed on reeglina 15-20% efektiivsemad kui kontoris olles, aga kui neile antakse vabalt valida, kas sa teed tööd kodus või kontoris, siis nad valiksid mingi variandi, kus nad oleks 2-3 päeva kontoris, ülejäänud päevad kodus, ehk siis nad ei tahaks olla pidevalt kodus, sest kõik sotsiaalne suhtlus on oluline. Niimoodi tööd teinud ja ma ütlen täpselt samamoodi, et on asju, mida ma kui saaks, siis ma teeksin näost näkku igal juhul, igasugused üks-ühele vestlused näiteks või mingid teatud tüüpi kohtumised. Aga täna me oleme 2 nädalat, 6 aega, võib-olla 2 kuud oleme kõik olukorras, kus seda varianti ei ole. Aga Hendrik, ma võin lohutada, et see kunagi oli mul ka imelik alguses natukene, see läheb üle, sellega harjud ära, kui me teeks 3-4 saadet niimoodi järjest, siis oleks täitsa hea juba. Ja, mul on teine saade praegu niimoodi teha ja natuke paremaks nagu läheb, aga natuke konarlik on ka, et midagi pole teha. Küll aga on väga hea tegelikult siin virtuaalset saadet tehes, et kell tiksub kogu aeg nina all ja kell ütleb praegu, et on aeg järgmiseks pausiks, nii et me teeme pausi ja siis oleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, jätkame digitunniga ja täna üsna selline kaugtöö keskne saade meil on. Kas te näete, et ma ei tea, et maailm muutub selle sama jamaga, mida me praegu läbi teeme? Et need muutused, mida me praegu küll ajutistena endale ette kujutame, et need võiksid kuidagi juurduda rohkem? Näiteks see sama kaugtöö ja kõik need muud teemad. Ma olen muutub kindlasti, aga ta võib muutuda sellist moodi, mida me praegu hetkel ei oska isegi ette kujutada. Loomulikult tuleb suuri kaotusi ja kindlasti tuleb palju uusi võimalusi, aga kuidas täpselt muutub, seda me praegu isegi ennustada ei oska. Aga minu arust see, mis me siin juba rääkisime, et paljud on selle peale mõelnud ja on mõelnud, et teha kaugtööd ja tegelikult oleks nii efektiivsemad. Nüüd me oleme sunnitud need protsessid võtma kasutusele, harjutama seda kaugtöö tegemist ja see jätab meile jälje, et ükskõik, mis meil juhtub 2 kuu pärast või 6 või 12 kuu pärast, aga kui me mingeid asju suudame efektiivsemalt teha kaugelt, võib-olla see tähendab kas või mingisugust ülemäärase ärireisimise lõppemist, et me ei pea tingimata minema teise riiki, et kohtuda, et midagi teha, vaid on seda väga efektiivne ja mugav ja uued kanalid toetavad hästi, et seda teha kaugelt, siis see jääbki meiega. Et kindlasti me ei kaota ära seda, et me tahaks ikkagi näost näkku kokku saada. See on ilmselge, et kui vähegi see jälle luba tuleb, siis kohtume. Aga ma olen selles mõttes väga optimistlik ja väga rõõmus, et kõigest sellest keerulist olukorrast midagi. Ma väga loodan, et siin järgmise paari nädala jooksul tekib eriti väiksemates
ettevõtetesse või miks mitte ka suurematesse selline asi, mida startup maailm kutsub pivoti tegemisoskuseks. Vaat pivoti tegemise oskus on see, et sa võtad need ressursid, mis on sul olemas, näiteks, no ma ei tea, inimesed või masinapark või siis, ma ei tea, kompetentsid või programmid, mis iganes asjad, kes tegid tänase päevani tegevust X ja siis sa vaatad neile täiesti värske pilguga peale ja mõtled, et okei, et seda, mida ma eile tegin, ma enam teha ei saa, mida ma saaksin samade ressurssidega veel teha, kus on see minu ettevõtte uus väljund, kuidas ma saan olla produktiivne, kuidas mul on endiselt töötajatel töö, see on pivoti tegemine ja seda ma väga loodan, et eriti väiksemad ettevõtted nüüd väga-väga kiiresti harjutama hakkavad ja sellest võiks normaalsus saada ju. Ja see on kohati ka paratamatu, eks, ja nagu mujal maailmas Aasias on näidatud, et kuidas telefonide asemel hakatakse liini peal tegema maske, eks, nii et nagu töötab. Loodan, et see küll nagu väga kohe, et äkki ikka hakkavad telefoni edasi tegema. No hüpates hoopis teise teemasse, siis ma tahan öelda seda, et kui spordimaailm läheb pausile, siis mul on väga suur põnevus jälgida, et kuhu nagu näiteks läheb inimeste e-spordi tunnustus ja kas me vaatame seda, kuidas me elektrooniliselt võtame mõõtu mingisugusel e-spordi alal või mängus, et kui palju see pakub meile meelelahutust ja üleüldse, millised elektroonilised see oleks mu järgmine küsimus olnud, kas keegi teab mõnda platvormi, kus näiteks need muusikud ja meelelahutajad, kes hetkel kodus on, saavad müüa pileteid ja siis nagu mingisuguse sellise tipplingi või mingisuguse eraldi lingiga sessioone müüa näiteks. Mina see on ka minu küsimus, ma juba paari sellist ja proovisin kunagi, kui ma jälgisin paari sellist startup või ütleme siis Kickstarteris oma plaati toote üritavat väikeartisti, aga tundus, et tol hetkel vähemalt aastat 10 tagasi enamus neist platvormidest kukkus läbi, kuna ilmselgelt juhtus see, et tehniline võimekus ei olnud veel seal on ja ma ei tea, 4G ilmselgelt ei olnud vaja. Ka see, et ilmselgelt inimesed ei taha maksta sellise virtuaalse asja eest. Just. Ja ma arvan, et inimesed ei taha, et kui see nüüd, see on see if, mitte when, et kui see läbi saab, mida me siin praegu teeme, et siis ma arvan, et ikkagi inimeste valmisolek oma lemmikbändi virtuaalselt kuulata piletiraha eest on sama väike tagasi, nagu ta enne seda kõik oli, et ma arvan, et võimalusel ikkagi kõik tahaksid ju minna välja, aga täna tundub olevat see väga hea olukord. Ei, no te rääksite sportlastest, kas või personaaltreener näiteks. Kui oleks selline hea platvorm. Aga okei, ma olen nõus jah, et tegelikult seda mingil kujul saab teha YouTube'is. Ma ei ole kindel, kas see on eestlastele avatud, aga YouTube'is saab aga see vist on ju annetusi tagantjärgi, aga ma mõtlen ikkagi niimoodi, et sa võid pileteid. Jah. Et sa tellid, jah. Siis on see kuulus sait, millest me siin saade või 2 tagasi rääkisime, kus see suur täiskasvanute meelelahutus käib, mis on nagu Instagram. Ei, aga seal on muide treenerid, personaaltreenerid ka. Ma ei mäleta nüüd selle saidi nime öelge keegi. See on see inglise sait, kus ta OnlyFans. Et see on täpselt selle peale ehitatud, et sa subscribe'id ja siis sa saad vastu personaaltreenerid ja meelelahutajad, viige ennast kurssi täiskasvanute meelelahutusega, võtke sealt see parim osa. Aru saada. Ei, aga seal võib, nagu sa võid seal pakkuda ka mitte nagu sellist täiskasvanute meelelahutust, teistsugust täiskasvanute meelelahutust kitarriga näiteks või pasunaga. Aga kui veel mõnda väikeseid harjumusi mõelda, mis meil kinni võiks jääda sellest kõigest? Hügieenilisus kõiges on ju, selles mõttes, et kontaktivabad maksed, Apple Pay või M-tasku, et võiksid olla nagu siis kõigil norm, et ei pea puudutama tularaha, iseennduskassad. Käisin viiruse kiuste eelmise nädalavahetusel Londonis. Muusikali vaatamas muideks, päris tead. Wow. Ja tehti selline sünnipäeva kingitus, nii et väga tore oli. Aga aitäh. Ja iseenesest ei võtnud ma välja mitte sentigi ühtegi poundi, ehk siis mitte mingisugust sularaha ja ei võtnud ka kordagi välja taskus kaarti. Maksin terve selle aja, küll kell oli käbn, aga makstes aega maksin telefoni, kus on see SEB äpp ja igal pool töötas väga hästi ja suutsin ka näha Nero kohvikut, kus oli suured silted We are cashless, nii et ka selliseid kohti oli olemas. Et üldse sulas maksta. Eelmise saate follow-upina peame ütlema, et kui me rääkisime sellisest vidinast nagu phone soap ehk telefoniseep, mis on siis karbike, kus sa paned telefoni sisse ja mis ultraviolettkiirgusega hävitab igasugused kahjurid su telefoni pealt, siis meiega võttis ühendust üks inimene, et juba aastaka või rohkem on phonesoap.ee ka olemas ja tal on isegi laovaru nendest samatest karbikestest, 69 € vist, kui mälu ei peta, oli tükk. Ja et saab siis tellida telefoni desinfitseerijat endale. Nii et ei pea ainult Ameerikas olema selleks. Ja
ja mis siis veel on, Tele2 on sulgenud ajutiselt kõik esindused üle Eesti, me nüüd jõuame korraks uudiste juurde. Mailis, kas te olete, me salvestame seda pühapäeva hilise õhtul. Esmaspäeva hommikul ehk siis saate eetrisse mineku ajal on esindused lahti, aga ei saa välistada, et juba väga kiiresti info muutub ja väga palju sõltub ka nendest inimestest, kes nendes esindustes tööl on, et kui ikkagi inimesed tunnevad, et see ei ole enam nende jaoks okei, siis tuleb esindused ka kinni panna. Kuidas teie töötajad praegu, just need eesliini töötajad, teil on näiteks ka tehnikud, kes käivad ju kodudes, et kas sealt on tulnud mingit sellist tagasisidet, et me praegu pigem ei tahaks käia? Oligi reedese päeva jooksul tegelikult kodudesse kolida terve kõnekeskus ja terve telemüük, mis tähendab sadu ja sadu inimesi, kes tegelikult on harjunud ju kontoris tööd tegema ja kui tavaliselt mõeldakse kõnekeskuse töö peale, siis keegi ei kujuta ette, et seda tööd saab ka kodudes teha. Me nüüd oleme 3. päeva tõestamas, et saab küll, kui kallid kliendid nüüd andeks annavad, kui kellelgi koerad selja taga auguvad või lapsed nõu küsivad matemaatika ülesannet. Tead, aga see on selline väike inimlik asi. Minu meelest see, ma juba ammu arvan, et näiteks kui ka meie saatesse praegu siin kellelgi peaks laps sisse trampima, ütleme, et tal on Legoga abi vaja, et ühiskond selle väikse muutus on nüüd ikka nõus küll. Ilmselt olukord tõepoolest tehnikutega, kelle teenuseid hetkel vajatakse rohkem kui kunagi varem, sellepärast, et väga paljud inimesed peavad, nagu me enne rääkisime, tegema kodudes tööd, mis omakorda tähendab seda, et neil on vaja kodudesse paremat stabiilsemat ühendust, mis tihti tähendab seda, et just nimelt minnakse, kui siiamaani kasutati mingisugust üleõhulahendust, siis minnakse täna kaabliühenduste peale. Samamoodi on telekas muutunud inimestele väga südamelähedaseks ja telekas erinevad filmid ja lahendused. No seda Elisa käive tõuseb, ütlen, et me praegu oleme, nagu näeme vaeva selle nimel, et need samad kliendihooldustehnikud hoida tervetena ja et nad samades klientide kodudes käies, kus tihti on ju haiged inimesed ka ise terveks jääksid. Siiamaani on õnnestunud ja tehnikute poolt on olnud see selline väga täiskasvanulik suhtumine. Nende sõnum pigem ongi see, et nad tunnevad, et nad osutavad elutähtsat teenust ja nad teevad kõik selleks, et ennast desinfitseerida ja järgmise kliendi juurde minna puhtana, et tohutu austus nende vastu siin selle koha peal. Aga jaa, nii kaua kui võimalik, me hoiame kõiki selliseid teenuseid endiselt kõikide klientide jaoks avatud ja selline sisemine plaan on see, et niipea kui ka esindused peaksid kinni minema, siis me ise tahaksime suunata kõik need inimesed ka kodudes näiteks chati kaudu klienti edasi teenindama. Et nii müügi tegema kui edasi teenindama, kuna chat on selline hea asi, mida saab, põhimõtteliselt kõik saavad ju kodudes pakkuda, eks ju, ja klientidele ka hea mugav ei pea kusagile minema. Et neid uudised kindlasti tulevad siin nüüd täna-homme veel. Ja Meelis, teil on poed ka, eks ole, lahti? Poed on lahti, me praegu hetkel ilmselt lahti jäävad, sõltub ka üsna palju keskustes, mida keskused otsustavad ja loomulikult sellest, et kui ikkagi see epideemia väga suureks läheb, siis me vaatame, kuidas meie töötajate nagu tervise huvides käitume, et kindlasti me ei jäta neid hätta ja kui on vaja midagi sulgeda, siis me ka sulgeme. Ja samamoodi töötab meil kojuvedu ja paigaldusteenus ja muud sellised asjad, et aga täpselt nagu Mailis ütles, et inimesed kasutavad vastavad ettevõtlusabinõusid nii enda kui klientide tervise kaitseks ja see kõik on nagu meie jaoks ka väga oluline. Aga praegu seisuga on poed lahti, võtame samamoodi ühe päeva korraga. Olgu, aga meie saateaeg on läbi, tegelikult on hea, et me saame vähemasti hetkel lõpetada selle saate optimistlikult. Ma tänan kõiki, kes osalesid kaugmeetodil ja ma tänan kõiki, kes kuulasid ning mis seal muud öelda, kui Digitund on taas eetris nädala aja pärast. Kuulmiseni! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.